Tere siit Euroopa Parlamendi Strasbourgist, on rõõm kõiki tervitada, on 22. jaanuari pärastlõuna, neljapäev aasta 2026. Ehk selle aasta kõige esimesed täiskogu istungid siin Strasbourgis, Saksamaa piiri lähedal või õigemini vanas Saksa linnas Strasbourgis on kohe-kohe lõppemas. Mis on toimunud viimastel päevadel, siin arutelude, debattide, hääletuste käigus, katsume siis sellele pilgu peale visata. Just hetk tagasi lõpetas oma nädala video kokkuvõttev ülevaate tegemist kolleeg Jüri Ratas. Ma natukene põgusalt kuulsin, millest ta rääkis, aga ma ei hakka seda parem siin ette kandma. Mina räägin ikkagi oma nägemuse järgi, mis olid tähtsamad küsimused siin täiskogu istungitel ja mis võib-olla olid vähem tähtsad, millest ma rääkima ei hakka. Esiteks teisipäeval oli loomulikult ehk üleeile oli kõige tähtsam arutelu teema vast tol päeval, nimelt olukord Gröönimaal. Mis saab Gröönimaast? Kas see okupeeritakse sõjaliselt kellegi poolt? Kas see ostetakse ära? Kas see müüakse maha? Kas see lammutab NATO? Ja nii edasi. Debatt on siin Euroopa Parlamendis nagu ikka. Kõik teevad suuri sõnu, avaldavad kiiduavaldusi, toetusavaldusi. Me seisame demokraatia eest, me ei lase oma väärtustel puruneda. Siis võetakse vastu resolutsioon suurte kiiduavalduste, aplodeerimiste ja huilete saatel. Ja siis lõpuks sa nagu vaatad ja muigad ja küsid nagu, et ja siis? Mis nüüd siis saab peale neid ilusad kiidulaule. Igastahes Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas oli tegemas siin seda ülevaadet sellest, kuidas Euroopa Liit seisab vankumatult demokraatia ja oma väärtuste kaitsel. Ja loomulikult, mul ei olnud registreeritud isiklikult küll ühtegi sõnavõttu selles debatis, aga ma jäin kuulama seda debati käiku. Ja kui esines Eesti kolleeg Urmas Paet oma kõnega, siis meil parlamendis siin on võimalik küsida siis oma istekohalt küsimus sellelt sõnavõtjalt, kes kõnet peab. Ja seda võimalust ma ka siis kasutasin, kui ma küsisin Urmas Paetilt, et jah, et ta rääkis oma kõnes ka sellest, et tuleb kaitsta demokraatiat ja väärtusi ja kõiki neid ilusaid asju. Siis ma küsisin, et kas ta nagu ei leia, et võib-olla Euroopa häda ongi selles olnud, et viimase umbes 20-30 aasta jooksul Euroopa Liit on lihtsalt pehmostunud, tuimalt pehmostunud, kui tegeleb nii-öelda ilusate asjadega, seisab ilusate väärtuste eest ja tegelikult täiesti teadlikult ja mugavalt on lasknud ameeriklastel ehk Ameerika maksumaksjatel, põllumeestel kinni maksta meie julgeoleku. Selleks, et Euroopa Liidu riigid saaksid ise tõsta pensioneid, pakkuda rohkem sotsiaalhüvesid, tasuta kõrgharidust, võtta vastu immigrante, maksta kinni ka immigrantide perekondade sugulaste toomised kuskilt Lähis-Ida või Põhja-Aafrika riikidest. Aga julgeoleku mõttes, las need teised tegelevad. Meie tegeleme siin ilusate asjadega, milleks on sooteadused, sooneutraalsus, LGBTQ+ paraadid ja nii edasi ja nii edasi. Et äkki see ongi Euroopa Liidu häda, et tegelikult Euroopa riigid ei ole üldse suutelised ega nad ei tahagi tegelikult päriselt vaadata karmilt peeglisse ja tunnistada maailma muutumist. Et maailm muutubki tegelikult tagasi selleks, milline ta on alati olnud läbi ajaloo, läbi aastasadade. Igastahes selle küsimuse järel, mis on ka leitav muideks Facebookist, YouTube'ist ja minu kodulehelt jaakmadisson.ee. See minu küsimus siis härra Paedile on leitav nendelt lehtedelt. Sellele vastas ka härra Paet, et tegelikult ta on nõus sellega, et jah, julgeolekusse tuleb rohkem panustada Euroopa riikide poolt, nii et ega ta väga vastu ei vaielnud. Ja kui on küsimus, et kust leiab ka siis härra Paedi selle nii-öelda vastuse videovormis, siis igaüks on võimeline selle üles leidma Euroopa Parlamendi kodulehelt. Euroopa Parlamendi kodulehel on takkajärgi vaatav, saab ka otse vaata muideks parlamendi istungeid. Kõik on nii nagu ka Riigikogu istungeid saab vaata Riigikogu kodulehelt ja YouTube'ist, saab vaata ka Euroopa Parlamendi istungid otse nende kodulehelt ja saab vaata ka takkajärgi siis debatte. Seal saate valida selle kuupäeva, millal debatt toimus, näiteks Gröönimaa teemaline debatt, kus olid Kaja Kallas ja ka Urmas Paet ja mina, toimus siis 20. jaanuaril pärast lõunal. See on ilusti leitav ja sealt te leiate ka nimede kaupa täpselt iga inimese nimele vajutades selle õige koha debatis, kus ta sõna võtab või kus ta küsimusele vastab. Nii et ma isiklikult oma sotsiaalmeedias või oma lehtede peal ei hakka rõõmuga tegema tasuta reklaami teiste erakondade esindajatele.
Seega, kel tõesti on väga suur poliitiline huvi näha või kuulda teiste erakondade esindajate tegevusest, siis igaüks on võimeline selle kodutöö ise ära tegema. Järgmine teema, mis oli muidugi väga põnev debatt, oli kolmapäeva hommikul ehk eile hommikul, nimelt siis kokkuvõtted Euroopa Ülemkogu kohtumisest. Euroopa Ülemkogu, nagu te teate, on siis Euroopa valitsusjuhtide kokkusaamine, mis toimus 18. detsembril, nüüd lõppenud aastal 2025. Aga loomulikult kogu see debatt, mis kestis ligi 3 tundi eile hommikul, keskendus üksikasjalikult tegelikult Euroopa julgeolekule, suhetele Ameerika Ühendriikidega, natuke Venemaad, siis ka Gröönimaad. Põhikõne pidas loomulikult Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Ma hoolega kuulasin oma kontorist tema kõnet, siis läbi arvuti, panin kirja märksõnu. Tegelikult minu hea abiline assistent ka valmistas ette ühe kõne põhja, aga ma jätsin seda kasutamata, kuna ma ei tahtnud ühtegi kõnet lugeda, vaid ma tahtsingi nii-öelda siis operatiivselt kiiresti reageerida teatud sõnumitele, mida andis von der Leyen. Ja seal ta siis tõi välja seda, et Euroopa tulevikuks on vaja 3 asja. On vaja tugevat Euroopa majandust, on vaja sotsiaalselt sidusust või sotsiaalset sidusust või ühilduvust või ühtsust ja kolmandaks tugevat Euroopa julgeolekut. Ja minu teada ma vist olin ainukene eestlane, kes selles debatis sõna võttis. Ja loomulikult oma kõnes ma tõin kohe ka välja, et jah, need kõik on teoorias ilusad asjad, aga see sama Euroopa Komisjon, sama liidri juhtimisel on jätkanud sedasama Euroopa majanduse hävitamist. Sest tänaseks on Euroopa Liidu majandus globaalsest majandusest ainult 13%. 20 aastaga meie vahe Ameerika Ühendriikidega on 2-kordistunud ja alati on küsimus, huvitav, miks? Loomulikult me teame vastust, tegelikult me teame vastust. Selleks on ülereguleerimine, bürokratiseerimine ja nüüd rohepööre. Rohepööre omakorda, kuhu pannakse 100 miljardeid eurosid igal aastal selleks, et raskendada tegelikult ettevõtjate tööd. Vähendada nende investeeringuid, nende võimekust luua töökohti, läbi mille tõuseb ka maksutulu riikidele ja omakorda siis riigid maksavad Euroopa Liidu üldeelarvesse oma selle panuse. Loomulikult see vähendab meie konkurentsivõimet globaalselt, see tapab meie ettevõtlust, see viib välja investeeringuid Euroopa Liidust, just nimelt Ameerika Ühendriikidesse ja siis me imestame upsi-tupsi, mis küll nüüd sai tegelikult. See kõik on olnud ette nähtav. Selle eest on hoiatanud mõistlikud inimesed, on hoiatanud just nimelt konservatiivid. Ja oma kõnes ka ma ütlesin, et vabandust, et nüüd kui von der Leyen koos teiste liberaalide ja sotsialistidega tulevad pakkuma lahendusi, et kuidas me peame saama nüüd iseseisvaks, suveräänseks Euroopaks, et me ei sõltuks enam Ameerika Ühendriikidest. Vabandust, ma mitte kunagi ei usaldaks probleemide lahendamist nende kätte, kes on need probleemid ise aastakümnete vältel teadlikult tekitanud, ignoreerides majandusteadust, ignoreerides fakte, ignoreerides loodusseadusi ja ignoreerinud neid samu hoiatusi, mida on korduvalt neile kõrva karjutud just nimelt meiesuguste konservatiivide poolt, kel alati on olnud lõppkokkuvõttes õigus. Ja kui me räägime kaitsevõimest, siis kes peaks siis kaitsesse panustama? Et seda ma tõin ka oma numbrites välja oma kõnes. Et vabandust, tegelikult poliitilist tahet selleks ei ole. Tehakse suuri avaldusi, deklaratsioone, aga sisulist tahet tegelikult ei ole. Ja tõin ka välja numbrid, näiteks käesoleva aasta 2026. aasta eelarvest. Saksamaa oma rahvuslikust eelarvest maksab 80 miljardit eurot kliimapoliitika teostamiseks. 80 miljardit ja 110 miljardit läheb kaitsekuludeks. Ehk peaaegu sama suur summa, mis läheb kaitsekuludeks Euroopas suurima majandusega riigis, läheb roheideoloogia propageerimiseks, mis omakorda kahjustab jällegi Saksamaa majandust ja ettevõtlust, mis ongi nagu surnud ring, et Saksamaa maksumaksja rahaga tapetakse oma enda majandust, läbi mille omakorda kahaneb võimekus jällegi maksta kaitse-eelarvesse aastal 2027 või 2028. Sama siin Prantsusmaal. Prantsusmaa umbes 50 miljardit paneb kaitsekuludesse ja umbes 50 miljardit rohepoliitika teostamiseks. Kui tõesti oleks mure Euroopa julgeoleku pärast, tõsiselt oleks mure ja tahetaks saada siis nii-öelda suveräänsemaks Hiina, Venemaa ja USA vahel, siis päevapealt tõmbataks kriips igasugusele rohepoliitikale. Saksamaa lükkaks need samad 80 miljardit hoopis oma tööstuse arendamiseks, sõjatööstuse arendamiseks, põhimõtteliselt autotehastes, kus on koondatud 10 000 inimesi, kuna bensiinimootoriga autosid enam toota ei tohi. Need samad tööstusliinid avatakse uuesti, et toota hoopis, ma ei tea, kerglahingmasinaid, toota transpordivahendeid, mida siis omakorda müüa teistele Euroopa riikidele, näiteks Eestile või Lätile.
sellega tõuseks kogu Saksa majandus uuesti jalule, tõuseks raske tööstus, tõuseks maksutulud ja tõuseks sõjaline võimekus, et tõesti öelda siis ka ameeriklastele, et kuulge, parem leiame rahuliku kokkuleppe, et NATO-t koos hoida, aga sõjaliselt me Gröönimaad ei luba näiteks ära anda. Siis on see positsioon, et midagi öelda. Tänasel päeval, kui Saksamaa saadab mingi 20 oma Bundeswehri sõdurit Gröönimaale, siis andke andeks, aga see on naeruväärne ja see ongi just nimelt tülgastav, kuidas ise lükatakse propagandamaterjali vaenlaste kätte, et siis meie üle ilkuda või sakslaste üle ilkuda. Sama asi on Prantsusmaaga, et lõppkokkuvõttes, kui Saksamaa ja Prantsusmaa poliitiliselt tegelikult ei taha saada sõltumatuks kaitsepoliitikas, siis ei olegi mitte midagi teha. Ja siis pole ka erilist põhjust austada, kui Eestil väga nagu vinguda või hüpata ja hakata midagi ütlema Trumpi või ameeriklaste kohta, sest andke andeks, kas me tahaksime toetuda 100% ainult Brüsselile või Berliinile või Pariisile, kui nemad eelistavad jätkuvalt sama suure summa lükata kuskile rohepoliitikasse, kui nad panevad kaitsekuludesse. Pigem mina mitte. Sealt edasi oli ka siis hääletus eile kusjuures, mis leidis kajastus ka Eesti meedias natukene mingil määral. Nimelt, kas Mercosuri majanduskokkulepe ehk vabakaubanduslepe saata eraldi Euroopa kohtusse hindamiseks või mitte. Ma usun, et enamus inimesi, enamus uudiste vaatajaid, lehelugejad tegelikult täpselt ei teagi, mis asi on üldse Mercosuri kokkulepe. Tegemist on siis vabakaubandusleppega, mille üle on läbi räägitud juba üle 25 aasta, kuid kokkuleppeni pole siiamaani jõutud. Loomulikult seal siis suurimad riigid, kes on sellist teiseks pooleks Mercosuri kokkuleppes, on Lõuna-Ameerika 4 riiki, Paraguay, Uruguay, Brasiilia ja Tšiili. Igastahes Brasiilia on põhiline partner, kõige suurema majandusega, suurema tootmisvõimekusega riik, kellega on läbi räägitud, et sõlmida vabakaubandusleping. Selle vastu on palju protesteeritud, ka nimelt siin eile-üleeile olid suured siis farmerite, traktoristide protestid siin Euroopa Parlamendi juures, kuigi siin tänavad maja ümber olid kinni pandud, et tegelikult ma usun enamus parlamendi liikmed seda protesti üldse ei näinudki oma turvalises koopas siin Strasbourgis. Aga mina käisin väljas, ma käisin vaatamas ka neid traktorit, siis suuri horde, hinnanguliselt mingi 1000 või 2000 traktorit oli siin kohal, protestiti siis selle Mercosuri vabakaubandusleppe vastu. Ja ka mina olin kunagi, ütleme veel 2 aastat tagasi, ma olin suhteliselt kriitiline, kuna see seis tundus, et see läheb sinna poole, et Euroopa Liidu turg avatakse Lõuna-Ameerika tootjatele ja siis nemad suudavad palju soodsamalt toota näiteks veiseliha, mis saab olema üks ekspordiartiklitest ja sellega nad võtavad meie turu ära, mille tulemusel meie farmeritel, meie lihaveiste kasvatajatel tegelikult kaob töö, need farmid pannakse kinni, inimesed kaotavad töökohad ja tegelikult siis nii-öelda odavam tootja Lõuna-Ameerikast tuleb ja võtab meie inimestelt töö ja leiva ära. See oli suuresti arvamus olnud. Ja sellepärast on ka väga palju proteste olnud just nimelt Lääne-Euroopas, Kesk-Euroopas ja just nimelt selle arvamuse pärast protestis ikka viimasel 2 päeval siin Prantsusmaa farmereid massiliselt Euroopa Parlamendi juures. Aga tegelikult, kui ikkagi lugeda nüüd seda Mercosuri vabakaubanduskokkuleppe sisu, et milles kokku lepitakse, siis tegelikult need hirmud on olnud täiesti alusetud. Ma viibisin ka ise Brasiilias mitme päeva vältel möödunud aastal, kuna ma olen rahvusvahelise kaubanduse komisjoni liige ja oligi just nimelt Mercosuri vabakaubanduskokkuleppe arutelu tõttu olin ma Brasiilias delegatsiooniga, siis tegelikult mul oli ka kohtumine seal siis Brasiilia esindajatega, kõik need vabakaubandus, mingid ühendused, NGO-d, mingid liikumised, kes ise olid väga Mercosuri kokkuleppe vastu, just nimelt hoopis vastupidistel põhjustel, et nemad kardavad, et nüüd Euroopa ettevõtjad tulevad ja võtavad nende turu ära, näiteks pestitsiidide tootmisel. Pestitsiidid on siis vajalikud selleks, et hävitada kahjureid, mis hävitavad saagikust ja omakorda tekitavad väga suurt majanduslikku kahju. Ja tõesti, ma sain päris vihaseks nende kohtumistel nende rohehullude peale, sest et nad tulevad rääkima sirge näoga, mismoodi nüüd Saksamaa, Prantsusmaa või muud Euroopa tootjad tulevad ja müüvad veelgi rohkem pestitsiite Brasiilia siis farmeritele ja ka tegelikult hoopis pestitsiidid tuleks kõik ära keelata. Ja siis ma küsisin vastu, et vabandust, aga Brasiilia on täna globaalselt toodab üle 8% toidust. Ehk ta on ülimalt suur tegija, väga tähtis. Et kui me tahame kõik pestitsiidid, kahjuritõrjevahendid ära keelustada, siis võime teha seda. Aga siis vaatame, mis juhtus Sri Lankal, kes seda tegi. Ja tagajärjeks oli totaalne näljahäda, kollaps, täielik kaos. Ja kui Brasiilia tahab seda teha, siis loomulikult me võime seda teha, mille tulemusel toidu globaalne hind tõuseb. Aafrikas nälgivate inimeste arv kasvab veelgi rohkem ja lõppkokkuvõttes me tekitame näljahäda, kuna mingi rohehull arvab, et tema teab põllumajandus palju rohkem. Palun väga, teeme siis seda.
aga tegelikult selle sama Mercosuri kokkuleppe järgi siis need lubatavad piirarvud, mille järgi võib üldse importida Brasiilia veiseliha, moodustaks maksimaalselt 1% sellest veiseliha kogusest, mida Euroopas tarbitakse. Ehk tegemist oleks väga marginaalse kogusega, no tõesti marginaalse kogusega. Samuti, kui juhtub seda videot vaatama osa Eesti mesinikke, siis ma sain kätte eelmisel nädalal väga mureliku kirja, mis oli saadetud Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmetele, et me vaataksime üle täpselt, et Mercosuri kokkulepe käsitleks ka mee importi, et kuna tõesti Euroopas on väga palju müügil mett, mis on võltsmesi, mis ei ole tõeline mesi, ehk mis ei ole kasulik tervisele, et kui Mercosuri vabakaubanduslepe jõustuks, et ega see ei suurendaks seda riski, et Lõuna-Ameerikast võidaks hakata importima seda võltsmett, mis siis solgib ka Eesti turgu, tegelikult siis kahjustab ka Eesti meetootjate tööd, võtab nende turuosa ära ja viib hinna kunstlikult ülesse või kunstlikult alla hoopis. Et kas see kuidagi mõjutab seda, ma tutvusin nende materjalidega, kui keegi siis nendest mesinikest juhtub seda videot vaatama, siis võin öelda täie kindlusega, et Mercosuri kokkulepe mitte kuidagi ei lõdvendaks mee importi Lõuna-Ameerikast. Ehk et need samad normid ja kohustused tagada siis selle toiduaine kvaliteet ja kvaliteedi kontrollid jäävad täpselt samaks. Ehk et Mercosuri kokkulepe seda mitte kuidagi ei lõdvenda. Ehk et seal nagu muretsemiseks põhjust ei ole. Kuid kuna väga palju oli seda poleemika tekitamist ka siin parlamendis, just nimelt eelkõige vasakpoolste poolt, kes räägivad kapitalismist ja kui õudne see on ja röövkapitalism ja siis olid loomulikult ka osad itaallased ja sakslased või prantslased, kes sisepoliitilistel põhjustel olid selle Mercosuri vastu, et võite saada mingit poliitilist odavat profiiti, siis 10 häälega eile siin saalis 10 häälega läks läbi see ettepanek, et saata Mercosuri kaubanduskokkuleppe hindamiseks Euroopa kohtusse. Ehk et kui 5 parlamendiliiget oleks hääletanud teistmoodi, siis see ei läheks Euroopa kohtusse ja see Mercosuri kaubanduskokkulepe oleks palju kiiremini jõustunud. Paraku läks niimoodi. Mina hääletasin selle ettepaneku vastu, et ta saata Euroopa kohtusse. Minu hinnangul see kaubanduskokkulepe ei ole halb tegelikult, sest et meie tootjad see absoluutselt ei kõiguta. Need kogused on niivõrd marginaalsed, mis üldse Euroopas saab importida. Küll aga pikaajaliselt, kui me eeldame, et ka Euroopa pöördub normaalse suunas, just nimelt kaubanduses, kaitsevõimes, siis Lõuna-Ameerika on tohutute ressurssidega maa. Ressurssidega igas mõttes. Ja kui me vaatame, et meil on puudu nii muldmetallidest, gaasist, naftast, puudu nendest ressurssidest, siis Lõuna-Ameerika on see värav, kus on üks koht võimalus lahendada meie probleeme. Igastahes. Ja lõpetuseks, täna oli hääletusel ettepanek umbusaldada Euroopa Komisjoni. Selle algatasid eelkõige Euroopa Patriotide fraktsiooni liikmed. See kukkus kahjuks läbi, kuid mina vist ainsa eestlasena hääletasin selle poolt, kuna minu hinnangul loomulikult iga päev, kui Ursula von der Leyen on ametis oma komisjoni volinikega, on kahjulik Euroopa kodanikele. See on tõesti kahjulik. Ja ma arvan, et mida kiiremini von der Leyen välja vahetatakse, seda parem oleks. Paraku see ettepanek ei leidnud toetust, kuid märgiline on see, et selle poolt hääletas umbes 160 Euroopa Parlamendi liiget, vastu 360, ehk mitusada Euroopa Parlamendi liiget ei võtnudki üldse seisukohta, sest sisemuses nad ei toeta von der Leyenit, aga nad ei julge selle poolt hääletada, et teda umbusaldada. Mis näitab nii mõndagi paljude parlamendiliikmete tegelikku olemust, et nad on argpüksid. Igastahes, ma soovin kõigile ilusat jaanuarikuu teist poolt. Elage üle see külmalaine. Nädal lõpp pidi tulema päris külm, lausa -25 kraadi. Ka mina lendan juba täna õhtul tagasi kodumaale Eestisse selleks, et järgmisel nädalal sõita juba siis Brüsselisse Euroopa Parlamenti, et osaleda komisjoni istungitel. Olge terved, tublid ja tugevad. Taas kohtumeseni ja lõpuka võiduni.